Tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Tore, et tulite vaatama, mida ma teen oma koduses köögis. Täna ma hakkan tegema huvitavat ja maitsvat toitu. Ma tahaks teha täna õunapärga. Siin on võetud mul selline pann, millel ei ole vart küljes. Ja siis nüüd ma mõõtsin ära, mitu õuna siia läheb. Need õunad siis ma nüüd koorin ära, eraldad südamekojad, siis täidan kirsi moosiga need südamikukohad ja siis, kui ta on siin ahju vormis kooritud õunad, siis ma võtan 4 munakollast ja vahustan nad suhkruga. Suhkrut on 100 grammi ja siis pisut soola ja lisan jahu 1 suppilusikõis. Siis munavalget vahustan eraldi kõvaks vahuks, siis lisan taignale ja kallan selle kogu taigna siis siia peale ja küpsetan ahjus küpseks. Nüüd ma vahustan siin munad, panen siia suhkur sisse ja pisut soola. No küll. Ja nüüd üritan seda vahustada. Nii, nüüd on ta valge munavaht, siia läheb sisse riivitud sidrunikoor ja 1 lusikatäis jahu. Nüüd ma vahustan ära munavalget, 4 munavalget ja siis lisan selle siia juurde. Segan ära ja siis ma kallan pärast õunte peale. Selle segu. Näed, selline. Siin on mul 4 munavalget. Selle ma üritan nüüd vahustada. Lükkuda välja, et see kokku ongi vist valmis. Näete, ta laua peal kokkunud. See on mul vaht olemas. Nüüd ühendan selle munavalge munakollasega. Nii. Nüüd on ta segatud. Nii, ja selle me kallame pärast õunte peale. Nüüd on mul siin kirsimoos selline ja nüüd ma üritan siia sisse panna seda moosi, nii palju kui siia mahub. Millegi peaks nagu põhjani lükkama võib-olla. Aga esialgu täidame ära ja pärast. No nii, nüüd sai ka. Siia kodus ka ära. Nii. Ahi on 180 kraadi, rohkem julge panna. Ja nüüd ma üritan panna selle taigna vahu siia nüüd peale. Mismoodi ma õnnestub siin nüüd panna. Nii. Nüüd ma soovin talle head küpsemist. 15-20 minuti pärast näeme, mis on siin tulemus. No, see ei tohi seal vajuda. Nii, läheb ahju. Head küpsemist.
oli ahjus 180 kraadi ja 25 minutit. Ja nüüd ta siis jahtub. Siin sai nüüd mõned portsud juba võetud. Eks ta rohkem vist nagu selle lusika koovi moodi ole. Moost püsib ilusti alles. Tore, et vaatasite minu video lõpuni. Kui teil meeldis minu video, vajutage nupule meeldib ja kui tahate, et edaspidi olete kursis minu tegemistega, siis vajutage nupule jälgib. Kohtumiseni!